Hea internetihuviline. Internet õnneks areneb ja seetõttu on mul hea meel teid tervitada internetipäeval. Juba 3. kord korraldame internetipäeva ja hommikuvõimlemisega me ei alusta. Loodan, et see on kõigil tehtud. Täna me käsitleme teemasi, mis on kõige üldisemalt võtta kokku või võtta sõnadega andmed. Nende liikumine, vaba liikumine, kes omab neid andmeid, miks omab Google ja Facebook nii palju andmeid ja mis nad nendega teevad, kas need algoritmid aitavad meid elada sellises mõnusas elus, et kõik see, mis meile meeldi, meieni ei jõuagi. Aga räägime ka sellest, kuidas kurja meid internetis kätte saada ja kuidas nad meie hüvesi nii-öelda segavad digitaalsest jalajäljest ja paljust muust huvitavast. Eriline on tänane päev sellepärast, et me oleme saanud globaalse interneti haldamise valitsemise foorumi võrgustiku liikmeks. Ja see on siis üks IGF, on ta välismaine lühend, see on üks selline asi, mis on siis ÜRO egiidi all töötab kogu maailmas ja meie oleme siis Eesti rahvuslik internetipäev tänasest. Selle veidi suurem vend on Eurodiig, ehk see on siis Euroopa tasemel selline interneti arengute arutelu platvorm ja üllatus, 6.–7. juunil toimub Eurodiigi järgmine selline kokkusaamine Tallinnas. Nii et olete kõik teretulnud ka sellele üritusele. Eriline on tänane päev ka sellepärast, et meil on krüptopidu. Krüptopidu esimest korda internetipäeval ja krüptopidu algab kella 6 erinevate tubade klubis siin kõrvalmajas ja seal siis saab praktilisi näpunäiteid selle kohta heade asjatundjate poolt, kuidas turvalisemalt internetis hakkama saada. Nii et kõigil, kellel on kõhklusi või kahklusi selles osas, on teretulnud. Ja krüptopeo lubage mul pühendada ühele sümboolsele sündmusele, mis läinud aastal toimus. See on nimelt see, et internet ühendati lahti Ameerika Ühendriikide valitsusest. Ja selle tõttu võib ju pidutseda. Ehk, kes valitseb täna siis interneti, globaalne interneti kogukond, ehk kõik meie. Ja see on niisugune asi, mida kindlasti saab veel täiendavalt rääkida ja küsida, kui selles huvi on. Ja üks palve ja erisus on veel, et austusest koha ja korraldajate vastu, palun, kui te õhtul koju lähete, võtke sussid kaasa. Ja mul ongi hea meel minna meie tänase arutelu esimese ploki juurde, esinejate köögi poolest nii palju rääkides, et esinejate üks eesmärk on tekitada arutelu, et me kõik saaksime kaasa mõelda ja öelda. Nii et head kaasamõtlemist ja ütlemist ja palun esimene paneel lavale. Juba aplaus. Nii, meil on üks tühi tool muide. Tere hommikust minu poolt. Ma ei ole Karmen, kas Karmen jääb hiljaks või? Pole näinud. Ukse taga on või? Karmen, tule ka. Ma hakkan iga tutvustamisega peale. Tere! Sa saad mikrofoniga kohe varsti. Minu nimi on siis Henrik Roonemaa, ma olen tehnoloogia ajakirjanik ja selle paneeli moderaator. Minuga koos on siin ERR juhatuse liige Ainar Ruussaar, Tartu Ülikooli tarkvaratehnika teadur Siim Karus ja E-kaubanduse liidu juhatuse liige Henrik Aavik. Ja minu kõrval maandus Karmen Turk, kes on advokaadibüroo Trinity Vande advokaat. Tere hommikust teile! Tere hommikust! 1000 vabandust.
Telliskivi loomelinnak nagu alati ajas segadusse tekitab. Segadusi, ma annan korraks Ainarile edasi, kuni ma hinge tõmban. Meil on kõigil peamikrofon ka. Igatahes me alustame siis tänast päeva sellega, et me katsume sisse vaadata sinna algoritmide maailma. Ma mäletan, see oli päris mitu aastat tagasi juba, kui Eesti meediaväljaanded hakkasid mu käest küsima, et kuidas need algoritmid ikka töötavad või tekkis selline tunnetus inimestele, et meie igapäevaste elu juhivad mingisugused algoritmid, ilma et me ise üldse nagu arugi saaks, et lihtsamad näited on Spotify's valib, eks ole, muusikat sulle algoritm, sa ise ei teagi enam, mida sa kuulad tihtipeale. Ja Google'is otsustab mingisugune algoritm, mida sulle otsingu tulemustes näidata. Ja siis veel ei olnud see Facebooki teema nii kõvasti üleval, aga kuna meil on, ütleme 2015-16, pigem isegi 16 toimusid siin mitmed huvitavad valimised ja hääletused Suurbritannias, USA's, siis väga teravalt jõudis avalikkuse ette see teadmine nagu, et oh my god, jumal küll, et inimesed saavadki tegelikult oma info Facebookist, et Facebook ongi inimeste ajaleht, ajakiri ja teler ja uudistekanal ja et kui me meedia demokraatlikus ühiskonnas on üldiselt kokku leppinud isekeskis, meedia ei ole reguleeritud üldiselt väga nagu seadustega, aga meedia on isekeskis kokku leppinud teatud põhimõtted, mida meedia peab jälgima. Näiteks tasakaalustatud info edastamine, teisele poolele sõna andmine, faktikontroll, eks ole, kõik sellised asjad, siis Facebooki puhul ei ole selliseid asju. Facebook ei ole midagi kellegagi kokku leppinud. Facebook ei ole võtnud ühtegi kohustust näiteks edastada Eestis toimuva kohta tasakaalustatud objektiivset mitmekülgset infot ja polegi vaja olnud, aga kui järsku me jõuame olukorda, kus ühest kanalist tuleb nii palju infot, inimesed teevad näiteks valimisotsuseid selle järgi, siis võib ju tekkida küsimus, et mis algoritm see on, kes seda Eesti elu nii-öelda ka suunab ja mitte ainult Eesti, vaid terve maailma elu. Ja kas sellel algoritmil peaks olema mingisugused kohustused või õigused või piirangud või kas tal peaksid olema võetud ta peaks olema mingisugune manifest näiteks või mingi seadus näiteks või. Ja sealt edasi lähme reklaamimaailma juurde, et kui te lähete täna teete mõne suure uudisteportaali lahti, vaadake, ma arvan, et siin saalis on inimesi, kellel on installitud Ghoosteri või mingisugune muu asi brauserisse, mina panin ka ja ta näitab siis numbriga, et mitu trackerit, mitu jälgijat ta teatud portaalide puhul ära blokeerida suudab, no see number üldiselt võib ulatuda 10-tesse. Ehk et teete mingisuguse portaali lahti ja kuni mitukümmend väikest tarkvarajuppi jälgib seda, kes sa oled, kus sa tulid, kus sa lähed. Nagu me teame, Ameerikas oli see eile üleeile, eks ole, kongress lõdvendas oluliselt neid reegleid, et mida su internetiteenuse pakkuja võib sinu profiiliga teha, sinu interneti ajalooga näiteks. Mida ikka teha, müügiks panna kõik. Arvatakse, et see üks otsus pani USA suurtele internetioperaatoritele $35–70 miljardit aastakäivet juurde. Nii palju maksab siis meie kollektiivi interneti ajalugu ja need söödetakse ka mingite algoritmidele, eks ole. Need on need algoritmid, et kui te olete Amazonist panni ostnud, siis see pann jälitab teid veel 6 aega. Iga pool pakutakse teile seda panni müügiks või kui te käite ühel veebisaidil, lähete mõnele järgmisele, siis te näete, et reklaamid jälitavad teid. Kus nad teadsid? Vot niimoodi teadsidki. Nii et me tahaksime täna siis arutada kuidagi selle üle, et mis need algoritmi võib-olla, mis see on, et kas see on niimoodi, et need algoritmid õudselt nüüd määravad seda, mis kõik maailmas toimub ja meie elus ja et kas nagu inimkond on paljusid asju hakanud lõpuks reguleerima, mis alguses on tulnud selliste tehnoloogiliste uuendustena. Autojuhilubasid polnud ka esimesest päevast vaja, kui autod tulid. Et kas need algoritmid on midagi, mida peaks reguleerima kuidagi? Aga ma võib-olla alustaks sinust, Siim, sa oled ainuke inimene siin, ma arvan, kes sügavamalt tarkvara arendusega on kokku puutunud ja nende algoritmide nagu tegemisega, et kas see sinu vaatest, kas see on niimoodi, kas sa tunnetad, kui sa kasutad internetti ja kõiki neid teenuseid, et seal kuskil on mingisugune tarkvara, mis nagu vormib seda maailma pilti, vormib seda infot, mis sulle näidatakse. Kas sul on tunne, et arvuti varjab su eest midagi? No, minul endal sellist tunnet ei ole. Ühest küljest võib-olla sessiooni lõikes, et kui ma ükskord brauseri lahti teen, siis kuni selle lõpuni, siis ma saan aru, et nagu see, mis ma alguses sisse trükkisin, et näiteks YouTube'ist tulevad sarnased videod sellele, mis ma ennem vaatasin. Aga pärast seda, kui ma olen kinni pannud, siis kogu see ajalugu justkui kaob ära ja see on tõenäoliselt sellepärast, et ma ise tegelen selliste teemadega, kes ma oskan oma privaatsust kaitsta. Mul on veebileis ja vastavalt konfigureeritud ja igasugused need jälitajad tavaliselt jäävad kusagil ukse taga või lähevad üldse omadega segamini, et mis toimub, kus ma olen.
paraku kõikidel inimestel niiviisi ei ole ja siis on mõnikord huvitav vaadata, kuidas üks inimene otsib mingisugust asja, näiteks Google'is otsib teine inimene ja saab täiesti erinevad vastused. Aga kas oleks võimalik ette kujutada, et need algoritme ei oleks? Need on mingid keerulised asjad, varjavad meie eest infot, jälitavad meid, keelame ära, ärme tee neid. Seda võimalik ette kujutada, aga paraku tehniliselt lihtsalt ilmselt hakatakse ikkagi seda kasutama, sest seal on niivõrd suur väärtus taga. See, mida saadaks sulle müüa, sinule saadakse seda pakkuda, mis sind huvitab kogu aega ja see on lihtsalt tohutu sissetuleku allikas ettevõtetele. Ja see on ka selline asi, mida tegelikult inimesed annavad ise vabatahtlikult seda infot suuresti üle, et mis neid huvitab, millega nad tegelevad, mis on nende jaoks hetkel olulised asjad näiteks elus. Ja ütleme, internetis võib-olla see jälitamine mind niivõrd palju ei häiri, kuivõrd võib-olla majandustehingute puhul, et kui te mõtlete kõik need krediitkaardid, mida me kasutame, kõik need tehingud, mis te teete, peaaegu kõik need tehingud, mis te teete, need peavad kusagil Ameerika serveritest läbi. Ehk siis kogu teie tehingute ajalugu on kusagil Ameerikas teada. Aga sulle see Ameerika osa seal ei meeldi või kas oleks parem, kui nad oleks Eestis teada või Saksamaal või ma mõtlen, mis on see, mis siin selle puhul häirib, et kuskile nad peavad ju kirja minema, muidu meil kukuks majandus kokku? Nad ei peaks kuskile kirja minema tegelikult. On ka sellised lahendused, et on võimalik neid hoida salastatuna. Aga antud juhul on küsimus selles, et see info jõuab just nimelt välisriigi osapoolele, kellel tegelikult ei ole võib-olla meie eestlaste suhtes kõige paremad soovid või huvid ei kattu meie omadega. Internetis tihtipeal, kui me vaatame need populaarsed portaalid, Facebook, Google, need on ka Ameerika firmad omad. Nii et selles mõttes see on sarnane probleem, aga ma ütleks nii, et see info, mis otsingutega võib-olla välja tuleb ja nende lehekülgede, kus kohas sa käid, võib-olla lihtsalt ei ole nii kriitiline kui finantsandmed või kas sa kujutaksid ette näiteks, et kõik meie terviseandmed käiksid kuskil Ameerikas, et siis tekib juba see mõttekoht, et kas nad peaksid minema sinna üldse. Tegelikult ei ole üldse nende asi, mis on meie inimeste tervis. Ainar, ETV-l on mitu kanalit, teil on palju raadiokanaleid ERR-is, eks ole, portaal. Kes ja kuidas seal otsustab, mis infot meile näidatakse? Hea küsimus. Kõigepealt ma tahan öelda, et ma olen täiesti tavaline IT-idioot. Ma kaitsen ennast suhteliselt keerulise enda väljamõeldud parooliga. Aastaid tagasi tegin ka mina Tallinnas lapsega kinos olles Londoni mööblikauplusest oma krediitkaardiga minuti jooksul 3 suurt ostu. Õnneks on see panga probleem või oli. Aga kes otsustab? Ongi keeruline, jah, toimetaja otsustab. Kui mina alustasin hilistel 80-ndatel, õnneks laulva revolutsiooni ajal, siis oli nagu väga lihtne otsustada. Praegu on väga keeruline otsustada. Aga see on ikkagi inimene, on ju? See on inimene. Seda paraku ei saa keegi teine otsustada ja need samad, kes otsustavad, võivad ka väär- või valeinformatsiooni meeletu hooga levitada. Üks kõige lihtsamaid näiteid oli ilmselt see, kuidas meie Riigikogu liige Marko Mihkelson Twitteris võimendas kusagilt leitud teavet, et Egiptus müüb Venemaale Mistralid 1 euro eest. Otsustaja võimendas. Tehti uudis, levis. Levis, mõnuga levis. Mulle meenub üks lugu oktoobrikuust. Montrealis kogunesid maailma kõigi avaõiguslike raadio- ja telekompaniide juhid, sellised 50+ hallipäised inimesed saali ja korraldajad otsustasid erinevalt eelmistest teha huvitava konverentsi. Ja kutsusid esinema Facebooki arendusjuhi William Gatchert. Ja Bill astus ette ja küsis, et vaatas saalis ringi nendele avaõiguslikele direktoritele otsa ja programmijuhtidele küsis, et kas teie eelarved on piisavad? Kõik niivuksasid. Bill naeratas ja ütles, aga laske ajakirjanikud lahti. Teil on kohe poole rohkem raha. Mis mõttes? Aga mida me siis näitame? Millest me siis räägime? Võtke Facebooki sisu.
Nöire käis saalist läbi, me ei hakka iial tegema koostööd valede masinaga. Aga William naeratas, ütles, aga auditoorium on meil. Nii on, aga originaalsisu neil ei ole ju. Selles mõttes, kui me paneks, nad elavad ju sellest tegelikult, et keegi toodab originaalsisu ja nad on teise astme levitaja, küll tõepoolest hiiglama suur. Aga ma hakkasin mõtlema ERR-i peale, et teil on uudisteportaal, eks ole. Ja sinna päeva jooksul ilmuvad uudised ja siis õhtul kell 9 on AK eetris, mis on tõenäoliselt ERR-i, ma arvan, kõige olulisem, vähemasti kindlasti kõige prestiižsem selline uudiste koht. AK on selles mõttes nagu päeva uudiste voo kinnistaja, ega sealt midagi uut ju kell 9 on. Aga miks ei võiks olla ERR-is niimoodi, et te kogute kokku, te arvutate nii-öelda välja, et mis on olnud päeva jooksul kõige populaarsemad lood portaalis ja mehaaniliselt selle järgi võib-olla arvuti lausa järjestab need lood AK-sse ära ja mingit toimetajat pole vajagi. Nagu Elu24 või? No ma ei tea. Naine 24. Jah, top 5 lugu lihtsalt AK-s kantakse igal õhtul ette. 10 põhjust, miks mees sind petab. Näiteks. Aga miks ei võiks niimoodi teha AK-ga? Ilmselt on eesotsas IT-idioodid ja sellised vanameelsed geroidid. Ei taha teha, jah? Ei, ikka tahaks, et inimene valiks. Aga miks see parem on? Tead, ma usun inimesse. Ma usun nagu sellesse päris mõistusesse. Ma usun sellesse, et keegi võib milleski kahelda. Ja oskus kahelda kõige suurem väärtus, mis tänapäeval ajakirjanduses üldse olla saab. Kui 10 aastat tagasi oli kõige olulisem olla kiirem esimene uudistes, siis tegelikult praegune reegel on be first, but be first right. Ja see on absoluutne tingimus. Vastasel juhul me läheme kõik lolliks. Täiesti lolliks, praegu juba natuke oleme. Henrik, kas sa oskaksid lahti selle, et meil on siin äärte peal istuvad Henrikud, sest teil on ka lihtne jälgida. Henrik, kas sa räägiksid Henrikule ja publikule, mis saab siis, mida need jälgijad teevad? Ma lähen teen näiteks Delfi või ma ei tea, mingisuguse Fox Newsi lahti, eks ole, kerib mulle mingi 20 jälgijat ette, mida nad teevad seal? Kõigepealt ma ütleks, tutvustaks ka enda IT-tausta, et ma pigem ka ikka lähen sinna IT-idiootide poole peale, aga samas tunnen ennast suhteliselt kaitstuna, et teen ka kindlasti krüptopeole reklaami õhtul, et seal ka antakse nõu, kuidas seda kaitsta, aga tänapäeval need kaitsemeetodid läinud nii lihtsaks, et idioot saab ka tehtud. Aga ma lähen kohe teemasse tagasi. Aitäh! Et selle algoritmid on jube ägedad. Kogu aeg on proovitud oma sõnumeid saata just välja valitud sihtrühmale. Ja algoritmid on tehnoloogia see osa, mis on lõpuks selle võimalikuks teinud. Selle asemel, et näidata ühte reklaami kõikidele, selles mõttes muutuvad need reklaamid tänu nendele jälgijatele suures osas relevantseteks. Ja see on ma ei tea nüüd. No mu naine läks mu arvutiga korra Panda Halli ja ostis sealt lõngasid ja need varded ja lõngad jälitasid mind ka väga pikalt, aga tasub ikkagi arvuti puhtana hoida naisest kellestki. Et jah, on reklaame, millega sul on tüütus, aga see suur pilt on ikkagi parem, kui sa näeksid kõiki reklaame, mida inimesed laiali valavad. Ja kui me tuleme selle juurde tagasi, kus vist Postimees ütles üks kord, et ei ole võimalik sihtida nendes võrgustikes, siis ta sõna otseses mõttes, ma arvan, et teadlikult lihtsalt ei rääkinud tõtt. Tänapäeval on moes öelda valetamise kohta nii. Need olid alternatiivsed faktid. Alternatiivsed faktid, sest loomulikult on võimalik lihtsalt mitte selle kliki hinna eest. Et sihtimine on kallis ja see on efektiivne ja keegi ei viitsi teha, kuna sihtimiseks on sul vaja tarka inimest, kes tahab palka ja nii edasi. Oota, aga mida need trackerid ikkagi teevad seal? Enamus trackereid paneb sulle külge küpsise ja siis selles mõttes jälgib sind. Aga kui me nüüd vaatame, kuidas reklaam toimub, siis kõigepealt on see, kes tahab reklaami teha ja ta seadistab selle oma reklaami, siis on esimene vahendaja, kes vahendab teda suuremale võrgustikule, tõenäoliselt on seal veel paar võrgustikku, kes jõuab siis sinna tippu ja siis see võrgustik vaatab allapoole, milliseid saajaid tal on ja ühesõnaga, kui teises otsas on siis 2 Eesti silmapaari, siis nad lähevad, Postimehe leheküljele, ütlevad, näidake mulle reklaami, näidatakse ära ja siis vaadatakse, meil on siin üks pind veel tühi, vaatame, kas äkki, millised kukid, millised küpsised sellel silmaparil taskus on, vaadatakse ära need, meil ei ole sellele ühtegi eratellimust,
hõikame kõrgemale. Hei, et kas teil on siukest küpsiste jaoks midagi? Meil on siin üks hobuste huviline, et äkki on midagi näidata. Ja äkki on, ja siis see jõuab kõik sinna ja siis sealt pannakse kokku see reklaam, see on võimalik kokku panna online'is niimoodi, et vaadatakse, kas isegi kui on teada kuskil andmebaasis tema nimi, siis on bänneri peale tema nimi genereerida, panna tema oma hobuse pilti ja öelda, kas sinu hobune just tahab seda väga täpselt ära määrata, kuidas see on. Ja siis läheb see kõik sinna tagasi ja kuvatakse ja selleks hetkeks on umbes 10 millisekundit möödunud, võib-olla 5. Ja nii need reklaamid tekivad. See, kui mina näen neid Pandaholli neid asju, mis on juba ära ostetud või sina need telekat, mida sa oled juba ostnud, siis see, et seda reklaami maha ei võeta, näitab selle reklaami amantöörlust ja seda, et see on ka sama sihtimise küsimus. Lähiajal, ma arvan, see automaatika jõuab selleks, et lihtsalt ühendatakse veebipoodides ära, et kui see on juba oma ostukorvist läbi käinud ja ära ostetud, siis liigub edasi. No, Karmen, kas need algoritmid varjavad meie eest infot või? Käid internetis ringi ja pool jääb nägemata. Oi, kindlasti rohkem kui pool, kõike ei ole ju võimalik sealt ära vaadata. Aga ma tegelikult selle sama reklaami osa peale, minu meelest oli väga hea näide siin mõned aastad tagasi, kus Ameerika suure sellise võrgustik reklaamiagentuuri või siis sellise internetireklaami ettevõtte poole pöördus üks isa mures kirjaga, et miks te saadate mu tütrele kirju sellest, kust saab osta suuri kleite ja mähkimisaluseid, et ta on alles keskkoolis, mida te teete, kas te tahate, et mu tütar saaks varakult lapse, mis teil viga on? Reklaamiagentuur vastas, ütles, me väga vabandame, et me tõesti täiesti arusaamatu. Paar kuud hiljem see sama isa saatis uuesti reklaami ettevõttele kirja, ütles vabandust, tundub, et ma ei teadnud, mis mu kodus tegelikult toimub. Ehk siis, kuidas see reklaami ettevõtja pärast selgitas, et neil on tõesti see algoritmiline arusaam maailmast, et ongi, et kui isik ostab märtsis, ostab ühe suure koti ja siis ostab ütleme siis kakaopõhist kreemi, ühel hetkel ostab ühe sinise vaibakese, siis on tõenäosus 87% nende hinnangul, et augustis saab lapse. Ja siis hakkabki tulema nagu need pannid ja asjad ja kõik suured kotid ja sinised vaibakesed. Ja tõenäoliselt on ta poiss ka, on ju. Sinine vaibake. Sinine vaibake, ma mõtlesin, et on mingi seos selle vahel. Ei, aga tegelikult võib olla ju, et kui on nagu augustis sünnib, et siis tõenäosus on näiteks 52%, et on poiss. Ja kasiinos juba selle peale mängitaks, ma ütlen. Jah, just. Aga nii palju reklaamist. Aga algoritmidega tõepoolest tegelikult on põhjendatud mure sellest, mis jääb nägemata. Et millest see mure tuleb, et ma praegu siin ei räägi üldse advokaadina, et ma siin räägin praegu iseendana ja Euroopa Nõukogu eksperdina, kus me üritame natukene analüüsida siis, meie arvates küll nüüd ei ole algoritmid kui sellised halvad, aga siis see algoritmidest tulenev otsuse tegemine, et seal on need kohad ja kui Euroopa Nõukogu inimõiguste organisatsioon siis just kardabki selliste teemade pärast nagu vabad valimised, väljendusvabadus, õigus saada infot ja nii edasi. Et need uurimused, mis näitavad just nimelt seda, et näiteks kui ultraliberaalsete vaadetega või ultrarahvuslike vaadetega inimene käib internetis, siis 93–98% informatsiooni, mida ta leiab sealt kas läbi otsimootori või läbi enda sotsiaalmeediakontode, kajab talle seda sama informatsiooni tagasi, mis vastab tema vaadetele ja tema arusaamadele maailmale. Et see on nüüd seesama, lähme tagasi sinna, et kus on see kohustus tagada see mitmekülgne informatsioon. Et kui sa vanasti läksid kioskisse ja ostsid oma ajalehe, siis poolte artiklitega sa seal ei nõustunud, pool tundus täiesti mõttetu ja pool tundus, et seda võib juba natuke lugeda. Aga sa nägid ikkagi. Aga sa nägid seda, et sa teadsid, et ka need teised vaated on olemas. Ja kui tõepoolest täna sotsiaalmeediat nimetataksegi juba nagu ideoloogiliseks kajakambriks, ehk siis seda nii-öelda Facebooki newsfeedi mulli, ja selline mullinduse maailm on meil täna, ja meil on otsimootori mullid, sotsiaalmeedia mullid, ja need on sellised ideoloogilised mullid, kus on hästi lihtne sinna siseneda, läbi mõne otsingu, läbi mõne laigi, sa sisened sinna mulli, aga sealt välja saada on hästi raske. Ja kui kõik, mida sa ümber enda näed, kordab sulle seda, et tõepoolest ma korra mõtlesin, et äkki maailm on lapik ja siis hakkab sul seda infot sinna kordama ja kajama seda vastu ja võimendama seda, et tõepoolest lõpuks sa jääd uskuma, et see tõepoolest võibki olla lapik, et see ei ole tegelikult ühteselt ümber lükatud. Et loomulikult see on suur mure ja põhjusega suur mure. Aga mis tegema peaks? Võtame, hakkame otsast minema, et see sama Facebook on tegelikult ju ikkagi nii hea näide. Et võib-olla küsiks, Ainar, ütle ühe lausega, miks meedia
nii-öelda see päris meedia, sinu meedia, see inimesega meedia, miks ta nii ei tee? Miks meedia edastab seda mitmekülgset infot, kuigi me teame, et pool sellest inimestena, pool inimesi poole ei huvita? Pool inimesi poole ei huvita ja tõsi on, Karmen, tõesti see, et kui sa tahad oma väitele, mis on teaduslikult tõestamata, saada 200% kinnitust, siis selle sa internetist saad. Igal juhul. Ükskõik mis väitele? Ükskõik mida Rahvusringhääling jaa, ma mõtlen, aga kus see kirja? Eestis ei ole ühtegi seadust, mis ütleks, et näiteks, et ajaleht Postimees peab edastama mitmekülgset infot. Meediateenuste seadus ja Rahvusringhäälingu seadus. Ei, ega ajalehel ei ole ju. Meediateenuste seadus on ajaleht ka, see on sõltumatus, toimetuse, sõltumatuse kohustus. See on seaduses, kui mina ülikoolis käisin, ei olnud seaduses kirjas. See ei ole väga vana seadus. See on angi seadus või? Okei, no näete, siis on asi seaduses. Seaduses on see ühtepidi kirjas, jah, aga oota, mis see küsimus on? Ei, mu küsimus oli, et tegelikult oligi, et miks te edastate, miks te siis ei lähe seda sama Facebooki teed, miks te ei paku siis inimestele seda, mis nagu kõik juhitab? Mida nad tahavad? Jah. Miks te mingisuguseid ebameeldivaid uudiseid Süüria nälgivatest või suurevatest lastest sinna panete? Tegelikult on ka väga võimsaid meediakanaleid. Palju räägitakse Venemaa propagandast, aga tegelikult Venemaa mõned võimsad meediakanalid ongi läinud seda teed, et nad pakuvadki väga erinevat sisu, väga erinevaid narratiive. Just kui nagu Rahvusringhääling, eks, erinevaid vaateid. Ainus vahe on see, et meie üritame mitte tekitada auditooriumis segadust, vaid mingisugust arusaama. Nende eesmärk on tekitada auditooriumis täielikku segadust, ehk siis sama väide, mis on aastaid kõlanud ja mille autor on Peeter Pomerantsev, et tõde ei ole olemas, kõik on võimalik. Ehk siis hästi palju erinevaid narratiive, millest mõned on täielik jama. Mõned on nagu natuke usutavad ja mõned on nagu päris tõde. Ehk siis vanemad inimesed võib-olla mäletavad ühte Vene propaganda minu mõnest suurimat lollust esimese Tšetšeenia sõja ajal, kui tõemeli väideti, et Tšetšeenias sõdivad sisside poolel valged sukkpüksid, ehk siis Balti naissnaiprid, kes kannavad, kelle vormiriietus valged sukkpüksid. Jeesus, no täielik, idiootsuse tipp, kusjuures seda uskusid väga paljud inimesed Venemaal. Valgetest sukkpükstest loodi selline saatana kuju. Venelas on teinud väga palju sõjafilme esimest Tšetšeenia sõjast, kus peategelaseks on need valgetest sukkpükstes saatan. Ehk siis ka tänapäeval on ilmselt võimalik mingisugust Ukraina kontekstis, mingisugust Balti valgeid sukkpükse kuhugi soosti siduda, aga sinna kõrvale panna täiesti selge fakt, mis tegelikult ei ole fakt, aga mida esitatakse faktina, mis kõlab usutavalt, kõige ehedam propaganda võte on levitada sotsiaalmeedias intervjuu katked sõjavangiga. Intervjuu sõjavangiga on alati selline asi, mida ei maksa uskuda, sõbrad. Never. Aga see on ka kõige lihtsam levim, sest reaalne inimene räägib just kui reaalselt. Aga miks te siis ei tee kõike seda? Inimesed ju, nagu me näeme ka Venemaa puhul, 80% inimesi saab oma informatsiooni telest, kõik on juba vahva. Miks ERR ei tee seda? Miks te ajate seda mingisugust sellist rida, et te peate pakkuma seda mitmekülgset infot? Või tehke näiteks niimoodi, et ETV on liberaalidele, ETV2 on konservatiividele. Lihtsalt, siis on mõnus ju vaadata seda kanalit. Teeks sellise laiapõhjalise uuringu, et kuidas keskmine maksumaksja jaguneb. Maksumaksja maksab 2 eurot kuus selleks, et Rahvusringhääling tegutseda saaks. Et teeks laiapõhjalise uuringu, kuidas see maksumaksja nagu jaotub oma maailmavaateliselt ja siis vastavalt sellele kujundaks programmi ja strateegilise saatevõrgu. Täitsa hea mõte uuele juhtkonnale. Ma annan Roosele edasi. Siim, näiteks Facebooki, eks ole, teevad paljuski, kuidas ma ütlen, inimesed nagu sina, tarkvaraarendajad, inimesed, kelle töö on progeda või analüüsida seda asja. Ja eelmiselt suvel tuli välja üks raamat nimega Chaos Monkeys, kaose ahvid. Ma ei tea, kas keegi on seda lugenud, kus üks inimene, kes Facebookis töötas pikalt, üritas kuidagi lahti mõtestada seda, et mis on selle Facebooki kui organisatsiooni moraalne vastutus näiteks. Et üldse see tunne, et mida nad tahavad saada. Et kas nad teevad, miks nad teevad seda, mida nad teevad, ja ta jõudis seal üsna sellisele kõmulisele järeldusele või tema väide on, et nad on morally indifferent, nagu ta ütles, et need suured organisatsioonid, neil on ükskõik,
et nemad ei aja taga mingisugust info tasakaalustatust või ühiskonna informeerimist või ka üksikisiku kuidagi informeerimist, et nad ei näe mingit sellist rolli endal, vaid põhimõtteliselt on optimeeritud see $1 peale see värk ära, eks ole, et vaadata, mis inimestele meeldib, kui meeldib, seda kütame rohkem. Et neil sellist ühiskonna tunnetust või laiemat vastutustunnet, kui nad seda koodi kirjutavad, ei ole. Kas sa nõustud sellega? Kas tarkvaraarendajal peaks olema selline moraalne tunnetus, et mida see minu kood nüüd tegelikult inimeste eludega teeb? Kõigepealt tuleksin tagasi selle näite peale, reklaamide näite peale, et see näide, kus kohas tuvastati ära, et laps on ootel, see tuvastati ära mitte reklaamide põhjal, vaid iga makse põhjal, et siis see ei oli konkreetse kaubaketi analüütika. Kahjuks Eestis nii tasemel analüütikat ei tehta. Õnneks. Kahjuks. Sai teha. Küsimus selle kohta, et kas ka tarkvara programmeerija peaks võtma mingi moraalse kohustuse, on tegelikult väga keeruline küsimus. Aga kui me mõtleme sellele, et Facebook tegelikult ei ole ju meediakanal, vaid ta on lihtsalt suhtlusplatvorm, kus inimesed saavad suhelda. See tähendab seda, et inimesed loomulikult tekitavad suhtlusringkondi, mis vastavad nende enda huvidele, enda soovidele. Ja sinna üritada nüüd suruda midagi muud veel sisse, ilmselt lõpeks ka sellele portaalile üsna katastroofiliselt. Selliseid asju on ette tulnud näiteks ala liigportaal ja muud sellised, kus koos üritati selliseid asju teha, et see lihtsalt ei toimi. Ja sellest võib-olla ongi nüüd see probleem, et need algoritmid, mis meil on, nad tegelikult lihtsalt näitavad selle seda sisu, mida sa ise tahad näha ja nad hakkavad seda vältima, mida sa ei taha näha. Ehk siis sa juba ise ütled, mida sa tahad näha, mida sa ei taha näha sellega, mis sa teed. Aga kas me saaks ja peaks ütlema Facebookile, et sõbrad, teie mõjuvõim ühiskonna informeerimisel on nii suur, et te ei tohi teha niimoodi, et te peate panema sinna sisse, nii nagu meil on, ma kuulsin meediateenuse seadus, eks ole, et te peate panema sinna sisse ka infot, mida inimesed ei taha näha ja mis tasakaalustaks seda pilti. Et teil on kohustus, kas me saame niimoodi teha? Arvestades seda, et tegemist on tõesti rahvusvahelise keskkonnaga, siis ilmselt selliseid nõudeid sinna sisse panna on peaaegu võimatu, et seal võib olla tõesti, kui ettevõte ise otsustab oma sisepoliitikaga midagi sellist teha. Aga pigem ütleme programmeerija tegelikult ta ei saagi kontrollida seda sisu, mis seal üldse on. Seal on Facebookil tegelikult on inimesed tõesti, kes töötavad ja filtreerivad seda sisu aeg-ajalt välja, igasuguseid eriti äärmuslikke ka infokandjaid ja propagandakandjad, need sealt filtreerivad tasakesini välja, et selles suhtes mingi regulatsioon on täiesti olemas. Ja ütleme, see ei ole ka sunnitud regulatsioon, vaid selle on Facebook üsna vabatahtlikult tegelikult võtnud, sest nad on ise näinud, et sellest tekib probleeme, et selles suhtes on hea. Ma annan Karmenile kõigepealt sõna ja siis Henrikule. Võib-olla ma vastaks sellele, et hästi palju on ka meie enda ühiskonnas ongi arvamust, et aga las nad siis teevad, mida nad tahavad, et nad on ju transnatsionaalsed ja kuidas me ikka saame seda mõjutada. Vastupidi, tegelikult saame. Meist igaüks saab ja selleks on olemas rahvusvahelised organisatsioonid, mis seda teevad. Et kui me veel 10 aastat tagasi me näiteks arvasime, et inimõigused, näiteks õigus saada infole ligi, õigus saada mitmekülgsele infole ligi, et see on selline kohustus, mis on riigi poolt riigile täitmiseks ja minule võtmiseks. Et siis tegelikult juba mitu aastat tagasi ÜROs võeti vastu nii-öelda ragi põhimõtted, mis just nimelt sellest lähtuvalt, et internetis meil on globaalsed organisatsioonid ning me tahame öelda, et kuna väga paljud neist on sellised peamonopolistlikud, nad on väga kesksed kogu meie interneti kogemuse andmisel ja saamisel. Üks näide on Google, osades riikides 99% otsitulemusi saadakse sealt, ehk siis kogu infovoog on läbi selle. Osades riikides Facebook, osades riikides mõni muu, Venemaal, Hiinas, kindlasti mõned muud. Et nad on niivõrd kesksed, et need on tegelikult avalikud kohad nii-öelda. Ja lähtuda sellest, et nad on puhtalt eraettevõte, kes ise otsustab, mis põhimõtetel ja kuidas nad töötavad, ei kehti enam päris sellisena. Et selleks on palju organisatsioone, üks hea näide ongi Euroopas, on Euroopa Nõukogu 47 liikmesriiki ja tõepoolest algoritmidega seoses seda üritataksegi teha. Lähtuvalt just nimelt 2 uurimusest, mis tõepoolest omavad väga keskset mõju demokraatlikele protsessidele. Et üks asi on reklaam, ma arvan, selle pannid meid jälitavad, me võime üle elada. Aga ühiskonnana me ei ela üle seda, kui demokraatlikke protsesse
väisatakse, suunatakse niimoodi, et esiteks me ei näe seda, me ei tea seda ja me ei saagi mitte midagi selle vastu teha. Ma lihtsalt toon need 2 väikest, sükest, no mis väikest, päris suurt uurimust tegelikult. Ühe tegi Facebook ise. Jätame kõrvale seda, kui palju üldse selline Facebook võib isikuid teavitamata neid eksperimentidesse kaasata. Aga mida nad tegid Suurbritannia valimiste ajal, nad sisestasid ühe teate valijate newsfeedi, mine valima. Ja see mõjutas tegelikult valimisotsust küll protsendiliselt, mitte niivõrd, aga see mõjutas väga otseselt kuni 80 000 valijat ja läbi nende võrgustike sisuliselt kuskil kuni 500 000 valijat nende otsust minna valima. See on väga-väga suur osa, kuigi nende valimiskond on ju miljonites, 80 miljonit vist, kui ma ei eksi, aga siiski, see on oluline mõju valimistele. Teine koht, kus on demokraatlikud otsused ja demokraatlikud protsessid on küsimuse all, on just nimelt läbi otsimootori, sest sotsiaalmeediaks, seal tõepoolest me ise valime, kellega me suhtleme, me valime, mis infot me tahame. Otsimootor on natuke teine asi ja nüüd, kui me võtame paar eeldust. Eeldus 1 on see, et relevantne on ainult informatsioon, mis on esimestel lehtedel. Kõik need ülejäänud 30-40 000 lehekülge, need tegelikult need ei jõua enam meieni. Ja nüüd, kui me võtame nende otsilehtedel, keegi teeb otsuse, kuidas otsitulemused rängitakse, ehk siis üle nagu ette seatakse. Nüüd selles rankingu süsteemis, selle paneb paika algoritm ja seda on võimalik natuke ühte või teistpidi kindlasti mõjutada. Tehti test. USA-s enne eelmisi kongressi neid vahevalimisi. Võeti 2000 inimeseline valim ja natukene muudeti otsitulemust siis kas ühele poole, ühe kandidaadi, teise kandidaadi, kolmanda kandidaadi kasuks. Väga vähe, paar otsitulemust esimese 10 seas. See mõjutas 37% isikuid oma valimisotsuse tegemisel. See on juba määrava tähtsusega. Ainuüksi see Google'i algoritm. Ainuüksi rankingu muutus, ehk siis see, kuidas sa tõstsid kandidaate esimese 10 seas ümber. Üliväike muudatus, 37%. See on meeletu. Ja nüüd, kui hakata küsima, et las nad siis tõstavad, et mis seal siis on, et miks me peaksime midagi kartma. Aga võtame juurde näiteks, et viimastel valimistel, mis nüüd olid, Hillary ja Trump, Trump. Mis seal juhtus? Tuli välja, et Google näiteks toetas ühe või teise parteikandidaate loomulikult. Hillary Clintonit ligi 80 miljoniga vist, oli see väga suur summa igatahes, Trumpi umbes 1%-ga sellest. Nüüd küsime, kas kui sa annad niivõrd suure osa toetust näiteks mingile ühele parteile, kas sa siis mitte ei võta kasutusele hästi väikest osa, täiesti nähtamatut, mitte keegi ei saa kunagi jälile, võimalust siis ka mõjutada, et see investeering tõesti asja ette läheks. See ei olnud, kui nad ka võtsid, see ei olnud piisavalt suur. See asi, mida nad tegid. Jah, kaotas ikkagi. Nii et, aga olgem ausad, ega regulatsiooni, ega algoritme me ei saa hakata reguleerima. Algoritmid on siin selleks, et jääda, need ei ole uus asi. Algoritmid on meil olnud mündiaparaatides, laevadel aastakümneid. Kuigi neid on ka reguleeritud. Aga mida me saame reguleerida? Läbipaistvus. Et tõesti, meil tuleb vastu seal ärisaladused, konfidentsiaalne informatsioon, nagu Google ütleb, et nende algoritm on selline ärisaladus, mida inimkond ei saa mitte kunagi teada. Võib-olla nii on, nagu Coca-Cola retsept on ju, et ei tea, võib-olla nii ongi. Aga läbipaistvust saame me siiski nõuda. Me saame nõuda, et hea küll, mitte terve algoritm, aga seda, mida seal arvesse võtta, mis on need komponendid, mis on need väärtused, mis on see hälbed ja kui palju antakse ühele või teisele komponendile kaalu. See ei ole ärisaladus, seda saaks nõuda. Mina, Karmen, ei usu väga hästi sellesse, et ÜRO, Euroopa Nõukogu ja nii edasi suudavad maailma taas nagu mõistusele pöörata ja algoritme mõistusele pöörata, sest et väga paljude algoritmide, lihtsate algoritmide taga on inimlik otsus, mingisuguse paari inimese väga hea strateegia. Väga lihtne näide, inglisekeelses, eestikeelses ajakirjanduses kirjeldatakse Ukrainas alla tulistatud reisilennuki juhtumid eranditult lend MH17. Venekeelses meediaruumis kasutatakse selle juhtumi kirjelduseks sõna Boeing. Nüüd, kui te tooksite otsingumootorisse vene keeles sõna Boeing, siis saate te metsiku koguse saasta ja mitte midagi selle kohta, mis juhtus Malaisia Boeingu lennuga MH17 Ukraina kohal. Ehk siis väga lihtne, see on kellegi otsus kusagil, mis on loonud kirillitsas väga lihtsa algoritmi selleks, et miljonid venelased, kes otsivad vene keeles informatsiooni selle kohta, mis juhtus Malaisia lennuga MH17, ei saaks mitte midagi. Ja seda ei suuda reguleerida Euroopa Nõukogu, mille liige Venemaa on. Mul tuli meelde veel lugu, et mis võib-olla fake news, ma ei mäleta allikat, aga et kui oldi valimised, siis Facebookil tegelikult oli see algoritm valmis,
millega oleks võimalik kampaania ajaks need fake uudised maha võtta Facebookist, aga ta ei julgenud seda käima panna, sest see oleks tähendanud, et sellest ära koristatavast infost 25 oleks puudutanud Hillaryt ja 75 Donaldit, ehk siis see oleks olnud konkreetne mõjutamine. Et kui sa võtad, kui keegi rajab oma kampaania fake newside peale, siis kes on Facebook tulema ütlema, et nii ei tohi? Kui me vaatame kas või Eesti valimisi, eks ole, et kas Postimees võib jätta reklaamid avaldamata, kui ta arvab, et see valimislubadus ei kõlba kuskile. Et sellepärast seda ei tehtud. Ja kui me nüüd tuleme veel kõlakodade juurde tagasi, siis kõlakojad on ju kogu aeg olnud, et kui ütleme Äripäev kirjutab, siis Äripäev ei tule, toimetaja ei mõtle, et kuidas nüüd teha midagi, mis on kõigile. Ta kirjutab Riksile, neil on see isik ära kirjeldatud, Riho, kes on Äripäeva tüüplugeja, eks ole. Eks ole, samamoodi on ka samad asjad kindlasti Päevalehel ja Postimehel ja kõigil olemas. Et need lihtsalt on olnud kogu aeg nii. Ja nüüd on tulnud algoritmid ja selle toimetaja välja vahetanud. Et nad suudavad selle koguse, selle paketi uudiseid panna kokku täpselt selle inimese jaoks ja sellele inimesele see meeldib. Sellepärast on inimesed kõlakojast neile meeldib. Ja minu arust on küsimus see, et kuidas saavutada see, et inimesed tahaksid sealt kõlakojast välja saada, et nad tahaksid näha neid sõjas langenud lapsi või mis näide oli. Mitte see, et kuidas peaks meediakanal panema piisavalt palju sõjas langenud lapsi heade uudiste vahele, et inimene neid näeks. No tegelikult et Siimul oli ju väga õige märkus, on ju, et kui me sunniksime Facebooki pool infovoogu tegema, pool minu isiklikku infovoogu tegema selliseks, mis mulle üldse ei meeldi, et ma ju lihtsalt läheksin minema sealt. Ma teen ise veebiportaali. Ma näen seda väga hästi, et kui inimesed ei taha klikkida millegi peale, siis nad ka ei kliki. Sellepärast, et internetis on alati 30 000 muud asja, mille peale klikkida, mis on palju meeldivamad. Ehk et lihtsalt sellega, et me paneme selle lingi kuhugi üles, sellega ei juhtu midagi, või et me teeme Facebooki sunniviisiliselt 50% ulatuses mulle ebameeldivaks. Ma ei käi seal enam. Ja sa juba teed seda, sest sa aeg-ajalt mõne inimese puhul sa paned, et block this person. Ja siis sellega koos väheneb selle inimese panus sinu infovoos. Ja mul on täiesti, trollid ma kõik blokin ära, aga mul on paar väga ebameeldivat inimest seal just selle jaoks, et ma tahan näha, mis sealt vahel tuleb. Sa tahad näha, millega sa ei nõustu? Jah, vahel. Mul on neid mõõdukalt, aga ma vahel nad kirjutavad midagi, et ma ei bloki ära. Ei bloki. Aga milline see, ma ei tea, Karmen, sina ütlesid, et võiks reguleerida neid algoritme, milline see pilt seal sotsiaalmeedias siis võiks olla või kuidas me topime inimestele kurgust alla siis seda tasakaalustavat infot, mida nad tegelikult ju ei taha näha? Ei, sotsiaalmeediat kindlasti ei saa sundida päriselt ka kuidagi mulle andma infot, mida ma ei taha. See pole üldse ka eesmärk. Ja samamoodi algoritmide reguleerimine pole eesmärk. Eesmärk on läbipaistvus. See on kõik, mida üleüldse tegelikult on, ma arvan, võimalik reguleerida. Ja sotsiaalmeedia, olgem ausad, sotsiaalmeedia on ja peab jääma vahendajaks. Ja vahendajat me ei saa panna vastutama selle eest, mida ta meile näitab. Jah, seatud sotsiaalne vastutus on ja selle poole saabki püüelda. Saab püüelda selle poole, et ettevõte oleks lihtsalt sotsiaalselt vastutustundlik. Ja nüüd, kuigi mõistan Aineri väidet väga hästi, et hästi raske on uskuda, et ÜRO ja Euroopa Nõukogu midagi suudavad teha. Samas, võtame näiteks Euroopa Liidu, kellel siis nüüd 2018 aastal jõustub isikuandmete kaitse määrus, millel on ekstraterritoriaalne mõju. Tänu sellele nad on võtnud kokku suurte sotsiaalmeediate esindajad, Twitter, Facebook, Google ja sundinud nad alla kirjutama siis sellist code of conduct ehk siis niisugune edaspidiste toimimisjuhised. Ja nendest toimimisjuhistes on juba teatud põhimõtted sees, et ekstremistliku sisu tuleks kuidagi hakata täheldama ja tähele panema ja maha võtma. Juba see on minu jaoks natukene tekitab küsimusi, sest kes seda maha võtab, ikka algoritm. Ega nad ei pane Facebook, kuigi väidetavalt neil on 800 inimest Berliinis, kes seda teevad, aga olgem ausad, see on lõpuks siiski algoritm. Aga kuidas see algoritm hakkab tegema seda, mille Lainer viitas? Kahtlema, mõtlema kaasa. Ehk siis, mida algoritm teeb? Ta võtab, et siin on juhtum, siin on reegel ulatub üle juhtumi äärte, ehk siis juhtum mahub reegli sisse ja näelikult läheb. Aga kuidas selle reegliga ja juhtumiga läheb kokku nali, karikatuur, kõik see meie õiglane, mõttekas, läbimõeldud kommentaar ka läbi nalja ja solvamise, mis on ju lubatud kõneviis. Et seda ei hakka algoritm kunagi tegema ja just sellepärast tuleb kindlasti... Läbi paroodia näiteks, mis on suur probleem. Ma olen Karmen suga täiesti nõus, et algoritmiks, aga ikkagi see, miks me teeme nii erinevat sisu, et teeme inimesed teevad inimestel. Et puhas joogivesi on inimõigus. Aga mine Raekoja platsil suvalisse restorani ja küsi klaas vett. Laksti tuleb sulle arvema.
Siim. Inimeselt inimesele. Okei, tähendab, siin nüüd seesama küsimus, et me võime regulatsioone teha, aga tegelikult ainukene viis neid jõustada on see, et me lihtsalt blokeerime mingisuguse osa sisust ära. No see ütleb, et kustutatakse siis ära neid ekstreemseid asju, aga see tegelikult on tsensuur, see on ju just nimelt see, et me enam ei näe mingit infot. Ehk siis me nagu ise jõustame seda sama, mida me tahame vältida. Ja see on nagu teisest küljest jälle halb asi, et see info ju ei tohiks tegelikult ära kaduda. Ta peaks ikkagi olemas kas isegi selline vale viha õhutav, vale faktidele rajatud info ei tohiks ära kaduda? Et kui me selle ära kustutame, et sa ütled, et see on tsensuur? No see on tsensuur, selle sõna otses mõttes, mis siis, et meie jaoks võib-olla jah, ta ei ole võib-olla hea, et selle tagamõtted, põhjused, miks pärast seda levitatakse, on halb. Aga ta on selle jaoks siiski oluline, et inimesel tekiks see vajadus haikata asjadele kasetlema, sest kui sa näed ainult ühte sama uudiste voogu, sa ei hakka kahtlema. Sul on vaja näha seda alternatiivi, siis hakkad mõtlema, et mis asi see õige on. Isegi kui see alternatiiv on vale. Sest kui me vaatame seda, mis näiteks need vale uudised hakkavad levima, nad ei hakka ju levima algusest internetist. Kõigepealt publitseeritakse kuhugile ajalehtedest. Sest internetis sa saad algoritmidega tuvastada, kus kohast uudis on pärit. Aga siis ongi see, et kõigepealt on kusagil ajalehes, kusagil mujal, mida sa ei saa hästi jälgida, kus kohast sa ei saa üles leida. Ja siis tekibki see, et sa ei tea, kas info oli õige või vale. Ja see ongi see kõige efektiivsem nagu vale info edastamine. Kui see niipidi oleks, et kõigepealt ilmub kusagil ajalehes ja siis levib Facebookis, oleks veel jumala hästi. Paraku ma näen seda, et ilmub kusagil, siis ilmub Facebookis ja siis ilmub ajalehes, see on halvasti. Henrik? Ma tahtsin lihtsalt öelda, et ma ei ole nõus sellega, et te alahindate nüüd algoritme väidetega, et algoritm ei kunagi midagi tegema ja algoritm ei jõua kunagi selleni. Algoritm vaatab mingit asja, koristab selle sisu ära ja kui ta eksib, siis ta võib-olla eksib veel üks kord, võib-olla veel 3 korda kokku, aga ta on iseõppiv algoritm ja edaspidi ta ei eksi. Ta suudab heuristiliselt ära hinnata, kuidas või kellele mis asi korda läheb, kuidas selle asjaga on. Ja ka reklaami osas täna, kui me paneme Facebooki reklaami, siis ma otsin näiteks välja 2000 mingit inimest, kellele ma teen reklaami ja siis ma ütlen find audience like this on reklaami sisestamisel see koht ja leitaks veel 100 000 sellele profiilile vastavat inimest. See käib nagu klõks-klõks ja on igale inimesele ligipääsetav, see ei ole Zuckerbergi eralõbu. Siis ma räägiksin algoritmide läbipaistusest niivõrd palju, et tegelikult aina rohkem hakatakse kasutama tehisintellekti, mis sisuliselt tähendab seda, et tegelikult ei tea keegi täpselt, mismoodi see algoritm otsuseid langetab ja mille põhjal. Ja see tähendab seda, et isegi tema loojad ei tea, sa mõtled või? Jah, isegi loojad ei tea, sest tegelikult mis juhtub on see, et programm kirjutab ise uusi programme. Aga looja saab talle ette öelda, mis tulemus peab olema, aga kuidas sinna tulemisele algoritmi jõuab, see ongi see ise õppiv algoritm. Ega see ongi ju see, mida meil inimotsuste puhul, kui inimene eksib, on meil hästi lihtne. Me läheme see inimese juurde, ütleme nii, ütle mulle, mis sammud sa võtsid ja vaatame, kus sa tegid vea. Ka nende algoritmide puhul, mis on need nii-öelda traditsioonilised, mille tarkvara looja on kirjutanud koodina, meil on võimalik see tagasi nii-öelda pöörata ja vaadata, kus on eksimine. Aga just nimelt nende iseõppivate, läheme veel päris tehisintellektiline lähme, aga ütleme niisuguste iseõppivate algoritmide puhul, seda läbipaistvust selles mõttes enam ei saagi tekkida, sest sa ei saa ka enam tagasi keerata, sest sul ei ole võimalik enam tuvastada, kus toimus see vale otsus või meie hinnangul siis see ekslik osa. Et sellega olen täiesti nõus. Aga nüüd küsimus, et kas saab ära keelata need iseõppivad algoritmid? Google'i... Sellest küsimust ei ole olnud. Sa ise küsin isegi vastan, jah, et Tallinnas käis Google'i isesõitvat autode osakonna juht rääkimas ükskord. Ja ta ütles, et iseõppivad algoritmid on jube lahedad ja nad olid vaimustuses sellest, kui nad järsku avastasid, et meil pole õigust lubada neil õppida. Et kui mitu väikest last tuleb alla ajada ennem autoga, et ta õpiks aru saama, et see on väike laps, see on liialdat näide, eks ole. Et nad peavadki täpselt minema vanade algoritmide järgi selleks, et programmeerida oma isesõitvad autosid. Nad võivad ise õppimise teel võib-olla mõne liiklusmärgi ähmaselt ära tunda, aga mitte seda, et otsuseid langetada. Võib-olla on ka meediaruum piisavalt tähtis koht, kus see tuleks ära keelata, ma ei tea. Meedia on piisavalt tähtis. Mina olen õppinud autos televiisorit läbi mobiiltelefoni. Täiesti keelatud tegevus. Natuke keelatud, jah. Täiesti keelatud tegevus. Who cares? Minu otsus. Kas Facebooki oleks võimalik inimtoimetada? Nii nagu Ainar teeb ERR-i, kus inimene otsustab. Kas me suudaks ette kujutada näiteks, et Facebooki sisu oleks, mitte 100%, aga kas või 75% kuidagi inimese poolt, mingi toimetaja poolt jälgitud? Kas võin sul vastata puhtalt matemaatilise kalkulatsiooniga? Ma toon YouTube'i näite, see on parem näide. Igas reaalaja sekundis, mis meil maailmas on,
siis eelmise aasta lõpus viimase statistika kohaselt läheb üles sama reaalsekundis läheb üles 130 tundi videot. Arvuta ise, mitut inimest on siis vaja, kes vaataks igat sekundit videot, siis ka kassi videos ju, 10-minutiline kassi video, kassid mängivad, aga ühel hetkel keegi virutab kassile jalaga ja paneb ta põlema. Keegi peab siis tuvastama selle, sest sellist videot ju me ei tohiks sellisel juhul meie ühiskonda lasta. Eks see ongi alati, minu jaoks on alati küsimus, kui keegi hakkab informatsiooni kustutama, filtreerima, blokeerima, jätame tsensuuri kõrval, aga miks me seda teeme? Ega me ju ei kaota ära seda ühiskonnas olevat elementi, kes niimoodi mõtleb, niimoodi käitub või niimoodi teeb. Ei, aga päris meediaväljaanded teevad seda kogu aeg, iga päev. See ongi meediatoimetaja töö, on asju ära kustutada. Toimetaja on kustutaja. Internet ei ole meedia, seal ongi suur vahe. Kuidas ta ei ole, kui inimesed, kui 50% ameeriklastest ütleb, et nemad saavad oma igapäevase info Facebookist. Kuidas sa saad tulla öelda, et see ei ole meedia? Mis asi see on siis? Ta ei ole massimeedia. Mis mõttes, ta oli 50%? Sest kuna iga brauser on erineva sisuga. Ei isegi kui ta on meedia, ega see ei võta ära minult kui isiku õigust, mis on mulle garanteeritud põhiseadusega, et minu infovoogu, minu õigust saada ligi informatsioonile võib piirata seaduse alusel, seaduslikul eesmärgil, tingimusele, et see on proportsionaalne kohtuotsuse alusel. Kes siis hakkab see kohtunikuks olema sinu hinnangul? Facebooki toimetaja. Ega see mõttes, Facebook ei ole ju mingisugune selline kosmiline asi. Facebook on eraettevõte, millel täpselt samasugune eraettevõte, nagu on näiteks aktsiaselts Eesti Meedia, kellele ütleme, meie ettevõttes, meie kanalis, meie tahame, et seal edastatakse infot, mis on selliste väärtustega, vastab sellistele tingimustele. Facebookil ei ole mingit universaalset kohustust jama edastada näiteks. Nad võivad täitsa vabalt öelda, meie kanalis, ma ei tea, näiteks viha õhutav sisu on keelatud, punkt. Seda nad ütlevadki, loe nende kasutustingimusi, seda nad ütlevadki. Ja siis nad võivad ära kustutada järelikult selle sisu, mis õhutab viha. Mingit probleemi ei ole. Aga kustutamisega me jõuamegi täpselt sinna, kus me olimegi, et toimetajaid lihtsalt ei ole nii palju maailmas inimesi, kui on vaja selleks, et seda sisu toimetada, mida igapäevaselt interneti tekib. Hiinas on, aga neil on ka tööl 40 000 sensorit, kes istub 24/7 ja muudkui kustutab. Ja tänu sellele neil on kättesaadav umbes 1% vähemgi veel sellest, mida meie loeme internetiks. Aga hea näide, ega Euroopa ka palju maha ei jää, et 2015 aastal kutsuti ellu selline amet nagu Europoli internetiagentuur, midagi sellist inglise keeles, eesti keeles ma ei tea head nime sellele. Alates 2005 augustist, mida nad on siis alustanud oma tööd, on nad siis määranud kuskil üle 10 000 erineva sisu postituse määranud siis nii-öelda ekstremistlikuks. Need on siis olnud 8 erinevas keeles, 31 erineval platvormil. Erinevad teadlased, kes on üritanud nagu ligi saada sellele, et mis see ekstremistlik siis on olnud, erinevad hinnangud on ikka, et ütleme 60% sellest, 40% jah, ongi tõepoolest, tulge Süüriasse, meil on siin hästi kihvt, aga tõepoolest 60% sellest on tegelikult vastupidine informatsioon. Ja kui mitte vastupidine, siis ongi väga rahvusäärmuslike poliitiliste vaadete kajastaja, mis ei ole tingimata ekstremistlik, see ei ole meil keelatud. Et ongi teise vaatega sellele, kuidas peaks ühiskond olema korraldatud. Et miks peaks mina isikuna tahtma, et Europol sellist informatsiooni eemaldab, ma pole küll päris kindel. Siim, sa tahtsid kommenteerida? Tegelikult ma tahaksin jõuda selleni, et liiguks lahendusteni. Ehk siis tegelikult probleem ei ole ju mitte nendes algoritmides või selles, et meil on suured ettevõtted, vaid probleem on selles, et inimesed võtavad infot väga piiratud infokanalitest. Ehk siis ongi inimesed, kes on ainult Facebookis, inimesed, kes kasutavad ainult Google'it. Ehk siis nad usaldavad mingid kindlaid algoritme kogu aega. Ja meil peaks olema nagu võimalus või nad peaksid niivõrd kaugele jõudma, peaksime selle nii-öelda teadlikkust tõstma, et inimesed otsiksid infot erinevatest kohtadest. Ja sellega tekib see, et me näeme erinevaid vaatepunkti, erinevaid vaatenurki, me näeme kogu seda pilti. Sest Google ei ole aktiivsete kasutajate arvu poolest maailmas kõige suurem otsingumootor, Facebook ei ole kasutajate arvu poolest kõige suurem sotsiaalvõrgustik. Me räägime tegelikult maailma mõttes nad ei ole tipud, selles mõttes nad tipud, aga nad ei ole esimesed. Ja need on meie jaoks põhilised infoallikad, mitte ei ole need, mis on tegelikult kõige rohkem kasutuses. Aga mis sa mõtled, et meil oleks näiteks 2 Facebooki või mis need erinevad infokanalid on? Või et meil tekiks uuesti paljudel siit Harjumus AK-d vaadata küll 9? See on tegelikult üks asi. Ma kujutan ette, et ERR-il näiteks ongi kasutajad, kes ütleme siis sihtrühm ongi võib-olla rohkem sellised haritumad inimesed, kes ise tunnevad huvi selle vastu, mis toimub ümberringi.
et need, kes tahavad oma kitsas maailmapildis elada, need ilmselt nii palju ERR-i ei vaata. Ja see on... Üks kõige populaarsemaid raadiosaateid on Allo kosmos. jah, aga nemad teevad seda ka maailmapildi avardamiseks, neil on väga avar kosmiline pilt. Paraku kahjuks vist on trend ikkagi nagu vastupidi, mul ei ole ühtegi uuringut lauale panna, aga ilmselt ikkagi see maailmapilt siin teisel ekraanil muutub nagu ahtaks selles mõttes, et ongi 1, 2, 3 äppi, kus ma korraks vaatan uudiseid ja that's it, et see on nagu kurb lugu, jah. 3 äppi on juba päris hea, aga tihtipeale inimestel ongi see nagu see oli, põhiinfokanal on Facebook ja ega nad mujalt seda infot ei saagi, et mõnikord mõned käivad veel Google'is ka, 2 infokanalit ja see on kõik. Ma saan aru, et siin on ka 2 filosoofilist lähenemist oleme lava peal suutnud eristada, et nagu ikka ühiskonnas, kui on debatt, siis mingil hetkel tekib polariseerumine. Et üks variant on see, et me peame tegema inimest paremaks, et inimene oleks nendest algoritmidest üle, ja teine variant on, et me peame tegema neid algoritme kuidagi paremaks, sest inimene on suhteliselt lootusetu nähtus ja tahab ainult kassi pilte vaadata. Mõned tahavad põlema kassi pilte ka vaadata, see on probleem. Mina arvan, et inimene, kes tahab infot leida Facebookist, on selleks võimeline täna. Et see, et inimesed on kõlakodades, on lihtsalt nende soovimatus oma newsfeedist välja minna. Ja pigem tuleks rõhku panna põhikooli haridusele, mitte nii väga algoritmidele. Minu hinnang, aga noh. Et ma saan, et teie 2 olete seal selle nagu inimese muutmise parteis, jah? Ma ei tea, oleme või? No, mulle tundus, et Siim läks, et inimene peab minema otsima infot eri kanalitest ja olema üleüldse parem inimene. Ja ma olen selle poolt, et algoritmid peavad ka paremaks saama ja ma olen ka selle seisukohal, et riikidel võiks olla mingi nägemus, kuidas nende maailma arenema, aga mitte nüüd päris nännisteid. Ja eks ka see jõudude vahekord tuleb mängib rolli, et me võime ju arvata, et me mõjutame Facebooki algoritmi muuta, aga eks siis mingist hetkest, siis kui ikka väga varbal astutakse, vahetab see Facebook selle riigi valitsuse välja, et täna on kõik ju don't be evil, aga ma räägin ühel päeval tulevikus võib-olla. Jaa, mul on tegelikult juba, kui siin oli jutt, eks ole, Euroopa Nõukogust, Euroopa Liidust ja ÜRO-st ja mis need muud organisatsioonid olid, keda me oleme siin Eestis tihtipeale harjunud suhteliselt hambutuks pidama või pikade aruteludega organisatsioonideks vähemasti, siis mul on küll tunne, et enne reguleeritakse see Facebook kuidagi Ameerikas ära. Et see probleem läheb just seal niivõrd teravaks, et nad demokraatia kants ei saa oma asju enam normaalselt ajada, et see asi läheb nii teravaks, et nad kas A reguleeritakse ära või B juhtub see, mis juhtus päris meediaga, eks ole, et miks on meedia läinud ju ise reguleerumise teed, et see oli selline nagu diil valitsustega, et ärge meid liiga palju reguleerige, me reguleerime ennast ise. Ja, aga kui nad reguleerivad selle USAs ära, siis see ei tähenda kuidagi seda, mis juhtub Euroopas, et Facebook ei ole üks programm, et sa muudad biti ära, siis igal pool on samamoodi. Ei, kuule, kui nad juba Ameerikas selle ära reguleerivad, siis on Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania on kohe. Facebook maksab USA-s makse, Eestis ei maksa. Ja just nimelt seal ongi, et kui nad on USA ettevõte, siis ilmselt reguleeritakse ta niiviisi ära, et ta pigem edastab USA propagandat. Ma võin öelda näiteks, et üks minu meelest selline tore initsiatiiv, milles on siis Facebook täna pigem asub juba nõustuma, on ka just nimelt Euroopa Nõukogu tasandil, et mõte siis, et kuidas natukene seda kõlakoja probleemi lahata, on see, et Facebook mitte ei hakka kuidagi ise filtreerima või kustutama, sest see oleks kõigi inimõiguste standardiga absoluutses vastuolus. Küll aga on võimalik näiteks sellistele artiklitele, sharingutele, postitustele, mille puhul on juba nagu läbi kommentaaride, laikide või nende kurbade nägude ja nende haha ja mis on võimalik täna panna, on võimalik aru saada, et see uudis on konfliktne. Selle kohta on erinevaid arvamusi. Et siis pannakse sinna märk nii-öelda kõrvale, et selle arvamuse kohta on erinevaid arvamusi, loe ka vastupidiseid arvamusi. Et see oleks nagu üks selline, mida Facebook saaks ise teha, ta ei sekkuks sellega, mitte kellegi väljendusvabadusse, ta ei suunaks ega sunniks mind kuskile auku, aga ma saaks ise otsustada, kas ma tahan, ma ei pea hoidma selleks omal ebameeldivaid inimesi sõbralistis, aga ma saaksin seda siiski teha. Et see on kindlasti üks viis, mida kasutada. Ma tooks, me oleme pikalt selle Facebooki ümber keerelnud, eks ole, ja kõik on väga ühiskondlik ja kindlasti väga oluline, aga kas seal laval on näiteks Spotify kasutajaid? 1, 2, saalis on ka, jah? On ju? Siis seal on, millega Spotify on ju tulnud, näinud ja võitnud, on need algoritmide koostatud playlistid, mis oli see Release Radar, mis mängib väiskat muusikat ja mis see teine oli see jah. Ja need pannakse kokku algoritmide poolt ja need on müstiliselt head.
no kõik inimesed ütlevad, et vau, fantastiline. Ja nüüd tekib küsimus, et aga mis siis, kui näiteks Spotify müüb sinna kohti? Nii et me ei tea. Sina arvad, et tore algoritm paneb sulle kokku release readerit, eks ole, värskeid lugusid, aga tegelikult läheb keegi, maksab näiteks 100 000 ja saab sinna sisse. Kas see on probleem? Probleem on see, et kuidas väike Eesti ansambel, kes ei saa sinna omal kohta osta, no kuidas need on tema niisama jõuab kunagi kuulajateni, Aga kas see see- on probleem. Aga see ei ole näiteks probleem, kui mulle Spotify ütleb, et see on sulle personaalselt sinu maitsergi koostatud kava, aga tegelikult 3 bändi on ostnud 100 000 eest sinna koha. Kas see ei ole probleem või on? sama palju probleem, kui Facebook müüb, et oma pinda. No mõtle, aga sellel ei ole ühiskondlikku järelmit, no selles mõttes, et valimised ei lähe ühte või teistpidi, ma arvan, oleneb muidugi sellest laulust ja sisust, aga noh, see on tunduvalt väiksema kaaluga probleem kui see Facebooki probleem, aga minu meelest see on sama asi. Et mulle Ei ole, ta on kultuuriline enesemääramine, mis on samamoodi põhiõigus. aga lõppkokkuvõttes on ju küsimus selles, et kui ta sulle meeldib, siis on ju kõik hästi. Ei ole. Kui see lugu sulle ei meeldi, siis on probleem. Ma olen nõus, ma ei saa aru. Minu meelest see on algoritm probleem. teeb seda, mida ta peab tegema, kui ta sulle meeldib. ma arvan, et mõne aasta pärast on probleem hoopis see, et samal hetkel, kui sa hakkad kuulama, Spotify loob selle loo ja siis mängib sulle ette ja sulle meeldib see. Et üldse ükski esineja raha ei saa. Ei, minu meelest see ikkagi on probleem, on see, kui no see on seesama läbipaistvuse küsimus ju, et mida kui me ikkagi ütleme, et see on mingi objektiivselt sinu käitumise järgi sulle personaalselt tehtud, aga tegelikult me müüme sinna. Ükskõik, kas ta meeldib või meeldib, see on põhimõtteliselt minu arvates nii ei tohiks teha. Et see, meedia ei tee ju niimoodi, ei teeb või? Ei tohiks teha, no ei tohiks teha ju. Mis see saade on, mis see Lang ERR-ile seletab, et kõik need asjad on ju kinni makstud ja rõivad ja see on ju see. Kui saatejuhil on seljas rõivas, mille eest on saade raha saanud, see on täpselt see ju. See meeldib meil, väga ilusad rõivad on saatejuhtidel, mulle küll meeldivad. Ei no, ega loomulikult see on probleem. Sellepärast, ma arvan, tulebki taotleda läbipaistvust. Muuhulgas nagu traditsioonilise meedia puhul näiteks, kui me räägime, sisuturundus on see, millele sa viitad. Sisuturundus tuleb selgelt välja tuua, Ainar võib täpselt nendest reeglitest rääkida, mis tuleb meediateenust seadusest, et see on nagu täpselt sama asja, aga jällegi, see pole meedia. Aga kui me jõuame läbipaistvuseni, siis läbipaistvus nimelt seda nõuabki. Et kas ta nüüd annab meile algoritmi enda või ta ütleb meile, kuule, et siin ei ole ainult see, mis võiks su maitsele sobida. Aga võtame natuke laiemalt, et ega see probleemkoht ei ole nüüd ainult see meedia ja muusika. Et probleemid on palju suuremad ja hakkavad meid järjest rohkem mõjutama. Et ega täna tõenäoliselt veel võib-olla mõtleb kindlustuses mingi inimene selle üle, et kuidas sul juhtus see õnnetus, miks su maja maha põles ja kas me kahju hüvitame. Tulevikus teeb seda järjest enam ja juba täna olulises määras algoritm. Kuidas see hakkab mõjutama minu inimesi või täpselt samamoodi ise õppivad autod, et kuidas? Hea, et see autode peale. Minu õudusunenägu on see, kui kurat mu auto ei kuula enam minu sõna. Aga ma arvan, et 10 aasta pärast on see reaalne. No ma toon siis kuulagi minu sõna. Te minu Spotify näitega väga hästi ei tahtnud nõustada, ma toon teise näite niimoodi. Teil on auto, ise sõita või mitte, vahet pole. Seal on, ütleme näiteks Google Maps on integreeritud. Ja ütlete, et tahate sõita vot siit, tahate sõita kuhugi Mustamäele ja nüüd Google Maps ütleb, et jah, väga hea on ju, et siin on kõige parem teekond, palun sõida, eks ole, Mustamäe tee 42 näiteks. Aga sulle teadmata, sulle ütlemata ruudib ta sind mööda 3 McDonaldsist, sest neil on selline kokkulepe. Nad saavad raha selle eest. See on ju probleem. Mul juhtus siuke asi Indias. Ma ostsin Hiiumaalt endale siukse tutiga hegeldatud mütsi ja panin selle pähe, kui ma Indiasse läksin. Ja siis kohalik giid arvas, et ma olen moslem. Ja hoolimata sellest, et ma ütlesin, näita mulle nüüd ilusaid templeid, ruutis ta mind linnas mööda igasugusest nagu pattu langemise riskist. Ma nägin ainult getot, koledaid maju ja kõike seda. Aga sa suutsid aru saada, miks ta seda teeb? Sa suutsid ise... Mitu päeva hiljem selgus see, miks see nii läks. Ja sa olid nördinud, ma saan aru. Nad küsisid, et miks su naine nii vähe riideid kannab peal. Ja siis hakkas sealt jutt minema, et see ei olegi nagu moslem. Nad arvasid, et Euroopa moslemid ongi natuke sellised kreisid. Aga ma tahtsin oma Google'i hüpoteetilise Google Mapsi näitega jõuda ikkagi küsimuseni, et tõepoolest, et laiemalt võttes, kui me nii palju usaldame, eks ole, nende tehnoloogiafirmade kätte oma igapäeva elu otsuseid, nad teevad selle kõik meie eest ära. See on see tüüpiline näide, et kui sul mingi ise toitu tellib külmkapp hakkab piima tellima, eks ole, et siis kelle piima ta tellib, kus see tuleb? Et mingisugune regulatsioon või mõistmine, et
kes, nagu kelle teenistuses see algoritm siis nagu lõpuks on, see peaks ju tekkima. Ei no mingid hoovad peavad minu käes ka olema, kui ma tahan Mustamäe tee 42 sõita ja kui mu auto esimeses McDonaldsis enam 5 minuti jooksul ei käivitu. See on liig, see on liig. liig, aga ta lihtsalt viib sind vaikselt, noh, vaata, see on see... So what, annan gaasi. Ei, no ei ole sõuvat, sul kulub võib-olla kütust rohkem, kuskilt mujalt oleks saanud 5 minutit kiiremini sinna kohale ja sulle ei öelda, sulle lihtsalt ei öelda, seda tehakse vaikselt. Ma toon ühe näite veel, pärast seda, kui sa nagu McDonaldsis oled ära käinud või kõigist neist 3 mööda sõitnud, et noh, kuna ta lähtub ikkagi sellest veel, et mis nagu eriti lähedaselt meid hakkab mõjutama, et juba praegu on väga mitmed Euroopa julgeolekuasutused siis kasutamas algoritme selleks, et profileerida välja isikuid, kes tõenäoliselt kalduvad retsidiivsusele, tõenäoliselt panevad toime kuriteo lähima aja jooksul, on algoritme, mis suudavad juba ennustada, et see isik on 99% tõenäosusega terrorism. Vot see on see, mis hakkab meid igaühte mõjutama, sest see võtab ära süütuse presumptsioon, õigus õiglasele kohtupidamisele, õigus iseennast kaitsta, õigus teada, milles ja mille pärast sind üldse süüdistatakse. Et noh, kõik need McDonaldsi näited tulevad kõik sellest, kui me ei mõtle enam inimõigustest lähtuvalt, siis me kaotamegi perspektiivi ja mõtlemegi, et no mis see McDonaldsist möödasõitmine on, siis las ta sõidutab mind. Aga ongi, et kui me nagu mõtleme, et kus see tegelikult, kus see sfäär on, kuhuni see algoritmist tulenev otsuse tegemine siin tegelikult võib hakata riivama ja sul ei ole enam sellest väljapääsu. Mõned lapsevanemad lubavad oma lapsel pea ära lüüa, mõned ostavad neile kiivri. Beebilõusta juurde genderit ei lubatud. Kusjuures ma arvan, et sõltumata nendest julgeolekuasutuste loodavatest algoritmidest, mis monitoorivad siis sotsiaalmeedia kasutajate profiile, leiad see ikkagi endal rekkas üles, kui sa jõuluturul glögi jood. Et noh, selles mõttes... Siis oli lihtsalt kehv algoritm, siis tehakse paremad. Aga ma mõtlen, et mis siin saab olla selline üleüldse võimalik lahendus, on ju? Et kas me peaksime looma mingisuguse ülemaailmse algoritmiregistri ja ütleme, et nii Google, teie ütlete või ma ei tea, tõotate käsi piiblil, et teie nagu kaardi algoritm viib mind tõepoolest kõige otsemad teed kohale. Sina Spotify tõestad või vannud käsi piiblil, et see algoritmi kokku pandud playlist on tõepoolest minu maitse järgi kokku pandud playlist ja teie salaja ei võta kuskilt raha. Aga Google juba täna viib sind kohale nii, nagu sa tahad, mitte kõige otsemad teed pidi. Seal on tavaliselt on default setting kõige kiiremad teed pidi. Ja okei, aga ma ei tea, mis see kõige kiirem tähendab. Ma lihtsalt mõtlen seda, et me ei saa sundida neid, eks ole, avaldama neid algoritme, sest nad ütlevad, et ärisaladus. Kuidas me saame siis kontrollida või jõustada seda, et minul kodanikuna, kes ma olen nende erafirmade meelevallas, on mingisugune kindlus, et nad tõepoolest minu parimaid huvisid silmas peavad, mitte ei müü mind salaja maha kuskile mingil McDonaldsile. Aga see on see usaldajaga kontrolli. Kui sa vaatad, sa näed tasakesi, et näed, et iga kord, kui sa sõidad navi järgi, sa sõidad McDonaldsist mööda, siis peaks hakkama mingi mõte tekkima, et midagi vist on valesti, prooviks mõnda teist rakendust ja siis sa lähed Google'i juurest ära. Ja sellel reageerib ma hakkan S-burgerist mööda sõitma kogu aeg. No näiteks, aga vähemalt selles mõttes see ongi see tagasiside, et tegelikult on ettevõtted üritanud teha igasuguseid hullumeelseid asju ja inimesed lihtsalt sellega nagu hääletavadki, nad valivad selle, mis neile kõige rohkem sobib, mis neile nagu kõige parema tagasiside on andnud. Et see Spotify ka, et kui ta sulle hakkab müüma mingisugust muusikat, mis sulle üldse ei meeldi, siis lähed teise pakkuja juurde. No Karmen, mis sa arvad, kas tuleb teha register või paneb turg asjad paika? Ei, registrit ei tule teha, turg ei pane ka asju paika. Küll aga turg läbi mõjutuse ja mõjutust ei saagi teha paraku internetiettevõttele üks üksik riik tõenäoliselt või üks üksik isik, seda saab teha läbi kollektiivsuse. Kas see kollektiivsus tuleb mõnest rahvusvahelisest organisatsioonist, mille kaudu on õnnestunud täna teha kõik meid internetis, võib-olla meie jaoks nähtamatud kokkulepped, et me kasutame peamiselt ikkagi internetiettevõttena HTTPS standardit, mis on turvalisem, et me krüpteerime, meil on võimalik krüpteering ja nii edasi. Ega need kokkulepped, need ei ole, keegi pole ise tulnud selle peale, et hakata tegema suuremat kulutust, et pakkuda sulle rohkem turvalisust. Ei, need ongi läbi kokkulepete, mida tehakse läbi rahvusvaheliste organisatsioonide mõjutuste. Ja selleni me jõuamegi, et algoritmid on lihtsalt selle arusaamani, mida need tegelikult on võimelised mõjutama, lihtsalt jõutakse järjest enam ja see lihtsalt kiireneb täna iga päeva. Aga me ei saa ju seda ikkagi kontrollida, ütleme, et kui tuleb Coca-Cola, eks ole, siis me ei saa muidugi nõuda, et see retsept oleks 100% avalik, aga me saame mõõta, mitu protsenti see suhkrut on. Seda saab objektiivselt suhteliselt lihtsasti kuskil laboris teha. Aga seda me ei saa ju mõõta, kuidas mille järgi Facebook paneb mulle uudisvoogu kokku või kust kaudu Google Maps mind suunab. Me ei saa mõõta seda mitte kuidagi.
Tegelikult me saame mõõta samamoodi nagu lihtsalt vaadates neid tulemeid ja siis me saame näha, et mis on ühe või teise teguri mõju olnud sellele tulemile. Ja see on põhimõtteliselt kõik, mis me saame sellise musta kasti algoritmi kohta on ju öelda, parimal juhul. Samas jällegi see võib olla täiesti niiviisi, et mingite teiste omaduste koosmõjul alles hakkab see üks asi rolli mängima. Ja sellised asjade tuvastamine on oluliselt keerulisem, eriti kuna need mõjutavad väga väheseid inimesi. Et see on põhiline probleem, mis meil tegelikult on praegust igasugust nende ravimitestidega, et tuvastada need 5% inimestest, kellele see ravimi sobi. Et see on üks keerulisemaid ülesandeid meil ka algoritmide juures. Ja algoritmidel on mingisugused infosisendid, et me ei tea täpselt, kuidas need arvestatakse, me teame umbes, kuidas need arvestatakse. Kui me räägime näiteks SEO-st, et kuidas oma lehe ränk heaks saada, siis seal on keegi ei tea seda algoritmi ja ei saa teada, sest seda muudetakse umbes 1000 korda aastas, ehk siis umbes 3 korda päevas. Ja et me ei tea seda, aga me teame umbes 10 põhilist osa, mida see algoritm arvestab ja neid 10 asja mõjutades on võimalik igast lehest teha täiesti Google'i sõbralik leht. Et sellepärast, ja sama eesmärki teenib ka see, et ma mõningaid inimesi ei bloki, et ma annan enda poolt sõnumeid Google'i algoritmile, mis mind huvitab ja annan mulle asju. Ja siiamaani mulle tundub, et see nagu töötab. Siis me olemegi selles düstoopias, eks ole, kus sul on selline mõnus roosa maailm lõpuks, et sa oled ise juba rahul, kõik toimib. Et ja sealt edasi me jõuame sellele, et tuleb mingisugune veider mees ja ütleb, et kas sa oleksid nõus võtma sinise tableti või punase tableti. Et vaata, et kuskil mujal on ikkagi nagu mingid muud sündmused ka. Kui ma olen maailmas, mis töötab ja mida ma saan kontrollida, et kuidas see düstoopia on? Ei, sa ei saa kontrollida, see lihtsalt töötab, see on suur tore olla seal. Kuidas me jõuame sinna, et minu arust ma ei ole Facebookis kinni, ma võin minna ka RR-i lugema. See on küll julge väide, kuule. Ma elu sees ei usu seda. Ega see, et maailm töötab, ei tähenda, et me peame olema selle tõttu ainult sellega nüüd rahul. Ja me pole ka kunagi olnud, et traditsiooniliselt me elame kõik mingites riikides, kus on mingi territoorium, mingi valitsus ja alati on põhjust kahelda, kas valitsus käitub õigesti või õiglaselt ühiskonna ja indiviidide suhtes. Tänaseks on meil välja kujunenud, meil on vahikoera roll ühiskonnas. Seda peamiselt kannavad sellised toredad inimesed nagu Ainar Ruussaar koos selliste organisatsioonidega nagu Rahvusringhääling, Postimees, E-grupp. Vastab tõele. Ja aga see vahikoera roll on palju laiem, ega see ei ole ainult nüüd ajakirjandust, ega ajakirjandus pole ka absoluutse tõe allikas, kes seda arvab, peaks ka natukene võib-olla peeglisse vaatama ja mõtlema, kas ta on õigesti elust aru saanud. Aga meil on olemas teadus, meil on olemas teadlased, kellel on samamoodi ühiskondliku vahikoera rollid. Meil on olemas tsiviilühiskond, kodanikuühiskond läbi erinevate organisatsioonide, kellel samamoodi nende ülesandeks ja sooviks ongi just nimelt kontrollida seda, mis on sinu küsimus, mida ma üksikisikuna saan teha, et ma ei saa ju minna Google'isse, Londonisse sisse, koputada uksele, öelda, laske mind sisse, näidake mulle ette oma Euroopa territooriumil rakendatav algoritm. Loomulikult, selleks ongi vahikoerad, kes meil ühiskonnas on, kes meie õigusi siis loodetavasti ja kollektiivselt üritavad kaitsta ja hoida. Aga kas seda musta kasti algoritmi on võimalik kontrollida kuidagi? Teadlastel ka? Vahikoera roll on tegelikult ikkagi hästi palju laiem, et 4-aastane tüdruk istub lasteaias akna laua peal, akna taga on puu otsas on lind ja tüdruk püüab lindu suuremaks teha. Tõesti sünnud lugu. Ma arvan, et 10 aasta pärast muide see on võimalik. Ehk siis 15 aastat tagasi oli Eestis väga vähe koole, kus räägiti, et peaks äkki kuskil gümnaasiumi astumises natuke paar tundi meediaharidust on. Ma arvan, et see peaks lasteaiast algama. Ma arvan, et see peaks 3-aastastest algama. Ja meediaharidus kõige laiemas mõttes mitte see, et see lind ei lähe siit suuremaks. Aga võib-olla 10 aasta pärast on sellist klaasikas läheb. On kindel. Ja ma olengi inimese parteist ja ma arvan, et niimoodi see maailm hukka ei lähe päriselt. Võiks teile rääkida Apple Musicu näite siin tuua, kes tuli turule suure aplommiga, et meil on human curated playlist ja et need on kõige paremad asjad ja ükski algoritm ei saa kunagi sinna vastu, et me istume ikka kõik Spotify's. Nii et ma olen põhimõtteliselt Ainari inimese parteist, aga mul on väga vähe usku sellesse. Ma toon veel näite. Eelmisest nädalast Briti saatkonnas korjati telefon ära kõrvaltuppa. Bluetooth võtab vist 10 meetrit umbes. No jah, isegi 50. Aga kella ei korjatud. Kaitseministeeriumis korjati ära nii telefon kui ka kell. Sinu käest või? Jah. Sul on mingi nutikell või? Jah.
Okei. Ma mõtlesin, võeti tavaline kell ka ära. jälle inimlik faktor, et Kasiinos nagu. No meil on 10 minutit aega, ma hea meelega vaataks siia saali ringi ja väga loodaks, et teil on küsimusi meie debati peale tekkinud või sisendeid või mõtteid. Eiki. tere, et me rääkisite hästi palju sellest, kuidas natuke saatanast võib see algoritm olla, aga kas algoritmidel võib olla mingisugused üllaid eesmärke ka, et see on nagu üks huvipakkuv küsimus ja teine üks huvitav diskussioon käib Saksamaal, kus arutatakse selle üle, et kas valeuudistele võiks trahvi kehtestada. Kuidas teile tundub need ideed? 2 küsimust. Alustame siis, kas on olemas häid algoritme, heatahtlikke algoritme? Ükski algoritm pole halb, kõik algoritmid on neutraalsed, tehnoloogilised viisid, kuidas lahendada ühte probleemi või jõuda mingi tulemusele. Ükski algoritm pole halb. Otsustusprotsess seal taga on see, mille üle me peaksime arutama. Ja teine küsimus oli? Ja, et kas libauudised võiks trahvida? Teate, mulle need valeuudiste initsiatiivid väga meeldivad alati, et neid on praegu Euroopas peaaegu, et igas liikmesriigis, et nüüd hakkame kõike trahvima ja valeuudiste osas siin paneme kas või vangi ja teeme igasuguseid asju, et minule kui eestlasele, kes ei ole küll palju elanud, aga siiski on teadlik, mis ühiskonnast me tuleme, kus iga uudis, mida me kuskil lugesime, oli valeuudis. Et me lihtsalt teadsime selle allikat, et see allikas oli režiim. On ju. Täna ei ole lihtsalt selle allikaks režiim, mul on väga kurb, kui Eestis tõsimeelselt arutatakse valeuudiste reguleerimise üle, sest minu jaoks on see analüütilise mõtlemise ja ongi meediaoskuse, digitaalse kirjaoskuse küsimus ja harituse küsimus, mitte kellegi regulatsiooni küsimus, et on vaja kedagi tarka, kes otsustab, mis on vale, mis on veenmine, mis on propaganda, et nii palju sellest Saksamaa initsiatiivist. Kui Facebook tuleb selle peale, et võiks trahvi teha libauudiste eest, siis nende jaoks täiendav revenue stream ja loodame, et nii... Ei, Saksa valitsus tahab teha, see on revenue stream. Keegi tahab veel kommenteerida? Aina? No igast makse, habememakse on olnud ja aknamakse ja et see võiks olla muidugi mõne rahandusministri unelm. Aga asi on ikkagi palju lihtsam kui trahv, et kuidas mina selle sama IT-idioodina ja vanema põlve ajakirjanikuna ikkagi nagu seda maailma näen, tunnetan ja ka vahendan on see, et allikas, ma pean see küll, tõsi, maailm on jõudnud selleni, et ma pean isegi selles allikas, milles ma kunagi ei kahelnud, näiteks nagu BBC, topeltjõuga kahtleb, aga ikkagi nii metsikult palju on informatsioone, millel puudub allikas või mille allikas on mulle täiesti tundmatu, siis ma ei raiska oma aega selle informatsiooni vastuvõtmiseks, analüüsimiseks. Ma ei raiska aega, mul ei ole seda aega. Minu aeg läheb sellele, et analüüsida seda informatsiooni, mis tuleb allikatest, mida ma pimesi 10 aastat tagasi usaldasin, nagu BBC, Guardian, New York Times, Postimees, Rahvusringhääling. Vana kooli inimene ühesõnaga. Täiesti geront. Siis võiks veel küsida edasi, et mis juhtub siis, kui Facebook lubab näiteks ka kolmanda osapoole ehk riikide algoritme oma platvormile. Et kui näiteks riik arendab platvormi, et leida ütleme pedofiili profiili ja siis hakkab saama nimekirju potentsiaalsetest pedofiilidest. Tegelikult see on nagu üldisem küsimus, et pigem võiks mõelda sellele, et need andmed, mille põhjal otsuseid tehakse, võiksid olla kuidagi laiemalt kättesaadavad, et saaksid teadlased uurida, saaksid vajadusel mõned muud agentuurid uurida neid. Et võiksid olla andmed ka kohe anonüümiseeritud, et me ei saa üksikihikute poole minna kohe, mis ilmselt ka riivab juba põhiõigusi, aga vähemalt sellisel tasemel, et me saaksime tuvastada, et mis näiteks viitab teatud kalduvustele või teatud ekstremismile või mingisugustele asjadele, mida me üritame vältida. Et selliseid asju teada saada või kas või inimese seisukohalt, praegust hästi populaarne teema on see, et võtame need Facebooki profiilid ette ja üritame sealt tuvastada, et mis haigusi näiteks inimene võib põdeda või mis probleemid tal võivad tekkida tulevikus, et nagu ennetavalt juba üritada neid suunata tervislikumalt käituma. Ja, see peaks olema, ma arvan, mõne aasta pärast suhteliselt lihtne, näiteks on ju teada, et kui inimene haigestub grippi, siis peite ajal tema sotsiaalne aktiivsus kasvab, selleks, et anda paremini edasi.
oma viirust, et ühesõnaga gripiviirus on võime meie aju mõjutada ja ilmselt seda kohe näeb ära ka Facebook ja tõenäoliselt on võimalik teha algoritm, et Facebook teab, kui meil on gripp ja meil on peiteaeg ja et me saame ennast varakult ravima hakata. Aga üksikisiku nii-öelda partei, te olete jah, selles parteis, aga ma ütlen üksikisik ka, et kui on tunne, et õhtul tahaks peole minna, et siis tuleb enne kraadida igaks juhuks. Äkki hakkab tulema juba. Jah, et nagu võib ka see Facebook ütlebki inimesele, et igaks juhuks võib-olla võiksite natukese vähem teistega suhelda, et võimalik, et teil on praegu peiteaeg. Pidude reklaamid ära peita. Pidude reklaamid ära peita just, või vähemalt lükata kuskile tahapoole. Teki see on näide sellest heatahtlikust algoritmist. Ja kõik lõbusamad sõbrad ära peita on see ikka heatahtlik. Paluks veel küsimusi. Jaa, seal on. Et ta siin mainis seda, et Facebook võiks ise neid valeuudis või neid ise neid tsenseerida. Aga mis huvi selle Facebookil oleks, kui umbes 10-20% Facebooki kasutajatest istubki just Facebookis, kui nad ütlevad, et Facebook uudised ei tsenseeri ja peavoolumeedia olevat kellegi poolt, mis iganes organisatsioonide poolt kinni makstud. Et mis huvi Facebookil on, kui umbes 10-20% nende kasutajatest läheb minema selle peale sealt? Mis võib olla Facebookil neid uudist tsenseerida või midagi taolist? Nad võivad näidata neile päris uudiseid ja öelda, et nad on fake uudised. Ma ei saanud küsimusest aru, et need inimesed, kes seal istuvad, arvavad ju, et need on päris uudised. Nad ju ei tea, et need on fake uudised. Ei no, kui nad näevad, et see on tulnud Postimehed, siis mõned arvates, et see on kellegi poolt kinni makstud. Mõned arvates. Nad näevad ka täna Postimehest. Nii, hea küll. Kas on veel küsimusi? Esimesed 2 rida on nüüd küsinud, nüüd on ülejäänud ridadega. Läheme edasi, 3. rida on tühi või ma ei näe? Ei ole. No kuna ei ole küsimusi, siis mul on meeldiv võimalus tänada kõiki diskussioonis osalejaid ja soovida teile meeldivat tööpäeva. Sulle ka. Aitäh. Ja mina tänan muidugi omalt poolt ja meil on nagu alati kingitusteks esinejatele üks väike tükikene internetist.